vaatame selle peale, et mida see loodus siis tõesti sellele väiksele inimesele pakub, kui ta selle ühenduse suudab luua, siis üks asi, mis käib läbi, on see, et loodus, öeldakse niimoodi, et loodus ei tunne värve. Ehk siis see, et kõik võetakse omaks, muidu me ikkagi kipume elama selles mõttes hästi sellises lahterdavas maailmas, mis tekitab ka noortes inimestes teatavat sellist survet või pinget, et kuidagi näitad nüüd näpuga kellegi peale, et tema on selline ja mina olen kuidagi teistsugune. Ja see võtab kuidagi seda ärevustaset ka alla, et loodusel ei ole absoluutselt vahet, mis nahavärvi sa oled või milline sa oled, et see on täiesti ükskõik. Ja nii palju, kui on tehtud selliseid uurimusi ja hiljem siis ka selliseid küsimustikke, isegi mingite ühiskondlike vähemusgruppide puhul, siis ka see vabanemise tunne, et keegi, kes tunneb ühiskonnast sellist teatavat survet, et hiljem ta ise peegeldab seda, et see looduses olemine tekitas temas sellist turvatunnet või sellist enesekindlat tunnet, et ta on hästi aktsepteeritud. Ja selleni paraku jõuab ka ainult siis, kui sa ikkagi oled suutnud selle emotsionaalse sideme loodusega luua. Teine oluline asi on see, et kannatlikkus, et looduses, eriti kui sa lähed kalale või tahad mingisugust haruldast lindu näha, siis teinekord sa pead seal tunde, kui mitte päevi, istuma ja ootama. Ja mul tundub, et üks asi, mis juhtubki tänases maailmas, on see, et kuna kõik toimub hästi kiiresti ja inimene kuidagi harjubki sellega ära, et see esiteks informatsiooni hulk, mis tuleb peale, tekitab meis endas juba sellise filtreerimisvajaduse, et paljud artiklid ja asjad me lihtsalt lohistame sealt telefonist kiirelt läbi, loeme võib-olla ainult pealkirju, et me ei süvene. Ja me oleme harjunud, et toitu saab tellida, kõiki muid kaupu saab internetist tellida ja me eeldame, et see kõik toimub hästi kiiresti, kõik jõuab kohe kohale. Filmides on tempo väga kiire ja kuna me veedame sellises ruumis väga palju aega, siis tekibki kuidagi see tunne, et ongi kogu aeg hästi kiire. Aga samas siit linnast väljaspool on maailm, kus siis tegelikult kõik kulgeb rahulikult omas rütmis ja minu arust on ka hästi oluline see, et me suudaks lastes võimalikult varakult kuidagi juurutada selle tunde, et jah, et ühiskond tormab täistuuridel edasi, aga et loomulik keskkond kulgeb hoopis teises tempos ja et me ei pea ennast kuidagi tundma niivõrd ärevalt selle kiire elutempo keskel, vaid me lihtsalt peamegi teadma kuidagi seda, et see on lihtsalt üks osa elust. Aga et väljaspool seda linna on palju suurem looduskeskkond, kus kehtivad loomulikud reeglid, kus meie aju tunneb ennast palju kodusemalt ja kus me saamegi nagu puhata ja ennast hästi tunda. Ja mulle tundub tõesti, et see kannatlikkuse element selle juures on ka selline asi, mis kuidagi on hea lastes kinnistada läbi selliste loodusvaatluste ka. Et mõni päev lähed mingit looma otsima, aga sa ei leiagi teda, et sa pead sellega nagu arvestama. Kõik ei juhtu lihtsalt ühe nupu vajutusega. Siis kindlasti ka see tunne, et kui me sinna loodusesse läheme, et see on võimalus lasta korraks sellest argipäevast lahti. Et see on ka jällegi, läheb natukene selle eelmise asjaga kokku, et see laps saaks aru sellest, et ka oma selliste emotsioonide juhtimisel, kui ta saab vanemaks, on loodusel väga hea kuidagi selline hüve, et tõesti, et sul on võimalik jätta korraks need asjad siia linna ja siis minna looduskeskkonda ja tunda ennast siis korraks kuidagi hästi selliselt kergelt, tunda seda, et see keskkond kuidagi toetab sind ja mingis mõttes ka seda oma enesekindlust üles viia, sest eeldusel, et me oleme ka eelnevalt juba lapsega mingisugust vaeva näinud, siis see, et ta saab järjest rohkem ja järjest
kuidagi paremini ise seal looduskeskkonnas hakkama, tunneb juba mingisuguseid loomi või linde, märkab mingisuguseid looduse märke, et see omakorda nagu tõstab sellist enesekindlust, et sa saad aru, kuidas ümbritsev maailm töötab või toimib. Ja kui siit nüüd niimoodi hüpatage siis sellele teele, et kuidas siis see lapsevanem ennast seal nägema peaks ja kuidas üldse me saaksime seda suunata, seda protsessi, siis üks selline ikkagi läbiv märksõna on just mentor või mentorlus, et lapsevanem peaks ennast siis nägema mentorina. Ja kes see mentor siis sellises looduse kontekstis õigupoolest on? Esiteks ma kindlasti rahustan maha kõik need lapsevanemad, kes selle peale nüüd hakkavad mõtlema, et ma ei ole küll mingisugune loodusteadlane, et mis mentoriks mina sobin, et see ei tule kõne allagi. Aga pigem on nii, et mentor ei olegi kõike teadja. Pigem mentor on see, kes aitabki peegeldada mingisuguseid asju tagasi, aitab küsida küsimusi ja pigem on selliseks suunavaks taustajõuks. Et kui vaadata ka seda, et näiteks, et mis on siis mentori rollid, et mentor võib olla õpetaja, ta võib olla küsitleja ja kolmandaks ta võib olla selline, pole sellist väga head sõna, võib-olla ma kirjutan või kuidagi mõtestan seda natuke rohkem lahti ka, et see kolmas roll oleks siis selline trikitaja heas mõttes. Ja kui need nüüd natuke lahti rääkida, siis klassikaliselt on ikkagi nii, et meil kuidagi seostub selle mentori mõistega kuidagi õpetaja roll ja see kandub automaatselt üle siis sellesse, et kui me läheme lastega, olgu siis perekond või ka lasteaiarühm või kooliklass, et kui me läheme loodusesse, siis enamasti sellel juhendajal käivitub see õpetaja roll. Et õpetaja on siis see, kes püüab laste jaoks lahti mõtestada nende enda eest justkui selle maailma ja pakub neile siis fakte ja et kuidas siis need protsessid ümberringi toimuvad ja millise puu või linnuliigiga on tegu, kus ta elab, mitu muna ta muneb ja nii edasi. Ja kui vaadata nagu seda mentori rolli tervikuna, siis tegelikult sellele õpetaja rolli kiusatusele tulekski suuta vastu panna. Ehk siis me ei tohiks lukustada ennast sellesse õpetaja rolli, vaid pigem me peaksime suutma ennast hoida selles küsitleja rollis. Ehk siis just see, et ma ütleks, et see on isegi väikeste võib-olla laste puhul just asjade sisse juurutamiseks nagu olulisem, et sa lasedki neil endal seda maailma kogeda, ilma et sa annaks neile nüüd väga sellised piiritletud kuidagi raamid ette, vaid sa oled justkui ise selline entusiast, kes on selle lapsega kaasas ja sina esitadki talle ka küsimusi, et sa vaatad, et mis teda huvitab, kui ta võib-olla leiab kuskil metsas mingisugused seened, siis sa saaksidki nagu ka täpsustada, et miks need seened talle huvi pakuvad, mis ta arvab näiteks selle kohta, et kuidas need seened, kas üldse ja kuidas need seened omavahel näiteks suhtlevad, miks nad kasvavad just sellises kohas. Et need on sellised küsimused, millele tegelikult sa mentorina ise ei pea lõpuni nagu seda vastust teadma. Et see protsess võib näiteks välja näha ka selline, et kui sa ka lapsevanemana näiteks lähed metsa, siis sa proovidki lapsega koos nagu arutleda nende asjade üle ja kui juhtubki nii, et te tulete sealt metsast tagasi pigem 10 küsimusega selle asemel, et võib-olla tulla sealt tagasi 10 vastusega, siis see ongi osa sellest protsessist. Et kui tõesti sellel lapsel võib-olla ongi mingi seletamatu huvi just mingite konkreetsete taimede või asjade vastu,
siis te saate ka hiljem kodus koos neid asju järgi uurida ja proovida siis nagu ka lahti mõtestada, et kuidas see protsess siis nagu täpselt nagu toimub. Ja järgmine kord, kui te lähete metsa tagasi, et siis on teil juba vastuseid rohkem. Et selles mõttes, kui me mõtleme lapsevanema perspektiivist, siis tegelikult terve see looduse, ütleme siis kogemuse protsess võikski olla niimoodi üles ehitatud, et ma võin isegi hiljem võib-olla jagada mingisugust linki ka, et on toodud lihtsalt selline lihtne püramiidi näide, et meile paljudele on tuttav siis näiteks inimese mingite baasvajaduste püramiid, aga looduskogemuse mõttes on see siis selline looduse püramiid, mis siis oleks selline, et alumine plokk on siis need tegevused, mida võiks olla kõige sagedamini ja kõige rohkem. Ja see tähendabki seda, et igapäevane õues viibimine ja rõhutatud on siis seda, et oluline pole see, et sa ei pea iga päev selle lapsega kuskile looduskaitsealale või rahvusparki sõitma, vaid just väiksemate laste puhul on see natuke lihtsam, et teil on mingi kindel park või mingisugune väike lõik kuskil mere ääres, mida te käite külastamas võimalikult regulaarselt. Ja seal ongi just hea, et kui see piirkond oleks selline esialgu mingi kindel koht, millega lapsel tekibki aja jooksul see emotsionaalne side, et ta käib seal korduvalt ja ta õpib ka aastaringide jooksul märkama neid muutusi, mis seal toimuvad ja neid detaile tõesti enda jaoks ka kuidagi selgelt nagu lahti mõtestama. Ja selle püramiidi järgmine aste on siis see, et no näiteks, et iga nädala lõpp võib-olla võtate pool päeva või mõne tunni selleks, et võib-olla sõita natukene linnast välja, mingisugune natukene erilisem sündmus. Ja kolmas aste võiks siis olla midagi veel nagu erilisemat. Et võib-olla korra kvartalis näiteks sõidategi kuskile rahvusparki midagi sellist vaatama, mida iganädalaselt ei näe. Ja siis püramiidi tipus võib tõesti olla mingi selline, olenevalt siis ka võib-olla perekonna enda kogemustest, et kui ei ole suur matkaja, et siis näiteks korra aastas või paar korda aastas on näiteks see, et lähete ööseks, lähete kuskile ööbima, olete 1-2 ööd lastega. Et see ongi lihtsalt selline lihtne püramiid, mis siis annabki kuidagi selge sõnumi, et oluline on see igapäevane kontakt ja kui tõesti vähegi võimalust on, siis aeg-ajalt pakkuda mingisugust erilisemat ühendust lapsele või sellist erilisemat kogemust. Ja mis puudutab seda mentori rolli, siis lisaks sellele küsitleja rollile kindlasti see trikitaja roll, mille ma tõin veel eraldi välja, on siis tõesti see, et natuke selline mänguline pool. Et vahel sa võid muidugi väga positiivses ja heas mõttes võib-olla lapsele mingisuguseid selliseid vimkasid või pähkleid ka kuidagi teele asetada, et just kui sa õpid temaga mingisugust keskkonda tundma ja mingi hetk võib-olla sa esitad talle mingisuguse mängulise väljakutse või mingisuguse äraarvamismängu näiteks, mis sa võib-olla aimad, et talle esimese korraga käib üle jõu, aga siis te tulete nagu koos sellest nagu üle. Ja mis on nagu eraldi välja toodud ka näiteks nende küsimuste puhul, mida lapselt küsida, et neid protsente ei tasu nüüd võtta nüüd kuidagi absoluutse tõena, aga me saame vähemalt suhtarvult nagu aru, et need küsimused ka, mida lapsele esitada, et kuskil 70% küsimusi võiks olla pigem sellised, kus sa võiks eeldada, et ta pigem oskab nendele vastata. Ja kuskil 25% võiks siis olla need küsimused, kus siis ütleme, on juba natukene raskem, et laps peab mõtlema ja pole võib-olla kindel, et ta selle lõpplahenduseni nagu jõuaks. Ja siis 5%
võiks olla sellised tõeliselt nagu rasked küsimused, kus laps tõstab käed üles ja ütleb, et mul pole õrna aimugi, kuidas see käib. Ja siis hakata nagu koos seda lahendust leidma. Ja üks selline kindlasti hästi oluline eeldus kogu sellele protsessile on see, et kui me tahame, et lapsel mingisugune elementaarne huvi looduse vastu tekiks, siis me ei saa sellest üle ega ümber, et meil peab ka endal olema mingisugune huvi olemas. Ja väga raske on seda teha nii, et kui sa lapsevanemana tunned, et sul ei ole üldse mitte mingisugust tunnet, et võib-olla oledki linnas üles kasvanud ja ei ole üldse nagu kuidagi mõelnudki selle peale, et kuidagi oma elu loodusega või looduses liikumisega nagu rohkem siduda. Et siis see on nagu selline asi, millega tõesti tuleks selle lapse kasvamise nimel nagu enda jaoks ka siis kuidagi tegeleda või see käsile võtta. Et jällegi ma ise nagu näen, et isegi kui sa oled looduskaugem inimene, siis minu arust see on hästi põnev protsess, et sa saadki võtta seda kui sellist kasvamise kogemust ka enda jaoks, et sa koos lapsega oledki see õppija ja kuna sinu maailmapilt või selline ka informatsiooniline teadlikkus on suurem, siis mitmete asjade puhul sa saad aidata lapsel siis neid asju nagu paremini lahti mõtestada. Aga kindlasti nagu ei tasu seda karta, et sa ise nagu väga hästi neid asju ei tea. Et siis ongi väga põnev ka läbi lapse neid asju avastada. Selles mõttes, et tihti on nii, et lapse meeleline maailm on palju avatum ja meie täiskasvanuna mingi hetk läheme omadega kuidagi lukku, et siis laps saab aidata sul seda maailma näha selliste väga vahetute ja emotsionaalsete vaatenurkade alt ja sina täiskasvanuna saad siis tema maailma omakorda nagu rikastada selliste faktiliste teadmistega. Ja võib-olla üks selline põnev nagu selline, kuidas seda nimetada siis, selline juhend või võib-olla juhend on natuke liiga ametlik nimi, mu endale tavaliselt selliseid ametlikke asju ei meeldi nagu kasutada, aga selline 4-faasiline selline soovitus, kuidas siis laste tähelepanu juhtida. Et ma arvan, et võib-olla, et pedagoogidele on need asjad tuttavamad, aga lapsevanemane tõenäoliselt mitte. Et tihti on see, et jällegi, et me kipume minema sellesse režiimi, et me viime lapse loodusesse, kõnnime loodusraja läbi, võib-olla loeme ka mingisuguseid infotahvleid ja siis justkui see looduskogemus on meie jaoks nagu lõppenud. Aga see omakorda nagu tekitabki sellist suhtumist juurde, et see loodus on midagi sellist, mis on kuskil distantsil ja ta võrdub läbi selliste kogemuste laste jaoks siis pigem sellise faktilise infoga, et need puud on lihtsalt üks hunnik fakte lapse peas ja selline vahetu emotsionaalne kontakt puudub. Et seda muuta, siis me võiksimegi mõelda laste siis suunamisest ja kasvatamisest või sellisest, ütleme õpetamisest looduses kui sellisest tähelepanu juhtimisest. Et näiteks, et kui näiteks võib-olla hea näide on see, et mina olen näiteks matkajuht, kes ootab ja lapsi, tuleb üks grupp lapsi, tulevad bussist välja ja ma tajun kohe alguses ära selle, et lapsed ongi, kas nad on olnud päev otsa kuskil klassiruumis või telefonides ja nad on kuidagi sellise passiivse olemusega. Et siis esimene faas on see, et minu eesmärk on siis tekitada mingisugust energiat, mingisugust sellist ärksamat olekut. Ja see tähendab seda, et selle asemel, et minna lastega kohe kuskile rajale jalutama, võiks teha mingisuguse mängu, mingisuguse aktiivsema tegevuse, mis siis sunnib neid tulema kohale, tõstma oma energiataset.
üks selline lihtne võib-olla mäng, mis on meile juba kõigile paljudes muudes vormides võib-olla tuttav ka, on see, et kui näiteks kirjutada inimesele siis otsa ette näiteks mingisuguse looma nimi, mingisuguse linnu nimi, mis on lastele ilmselgelt tuttav ja siis nad panna näiteks paaridesse ja siis läbi selliste vihjete see, kelle otsa ette on kirjutatud, kes seda ise ei näe, peab siis nagu ära arvama, et mis loom ta selline on. Väga hea on seda teha nii, et kui ma tean, et ees on rabamatk, et siis need loomad ja linnud võiks olla näiteks rabaga kuidagi seotud. Ja kui pärast seda esimest faasi on see energiatase natukene kõrgem ja laste tähelepanuvõime natuke parem, siis sealt edasi ma saan juba visata neile ette mingisuguse teist tüüpi ülesande. Teine faas siis ongi näiteks tähelepanu suunamine. Ehk siis, et sa oledki saanud selle kõrgema energiatasemeselt lastelt kuidagi kätte ja nüüd sa kasutad seda kõrgemat energiataset ära selleks, et juhtida nende tähelepanu siis ümbritsevale. Et näiteks üks selline tüüpharjutus võiks olla see, et kui ma annan igale lapsele näiteks mingisuguse paberilehe ja seal paberilehe peal on siis niimoodi, et lehe keskele teen lihtsalt ühe risti, mis siis kujutab seda last ja laps seisab siis kindlas suunas, näiteks näoga, ütleme näiteks päikese poole. Ja siis see kaart või ütleme siis see valge paberileht ongi justkui nagu valge kaart, mis kujutab seda ümbritsevat maastikku. Ja laps peab siis tegema helikaardi, mis tähendab siis seda, et sa pead aktiivselt kuulama seda ümbritsevat keskkonda ja saama aru, et võib-olla paremalt poolt kuuled sookure häält, võib-olla eest kuuled mingisugust muud lindu, mida sa ei tunne veel. Kuskil vasakul vuliseb jõgi ja sa annadki võimaluse lastel nagu läbi selle kuulmismeele siis märkida maha selline justkui nagu perimeeter või selline ring, et mis suunast siis mingisugused helid tulevad. Et see on siis hea võimalus seda natukene kõrgemat energiataset ära kasutada. Ja siis järgmine kolmas selline aste või tasand on see, et sa pakud lapsele vahetut kogemust. See on siis see, et kui see näiteks see helimäng või selline helikaardi kujutamine oli see, et sa ikkagi proovisid märkida maha ja luua nagu seda sidet millegi sellisega, mis on distantsil, siis see järgmine asi on see, et sa ikkagi pakud lapsele mingisugust vahetut kogemust, et ta saab mingit marja maitsta või midagi katsuda, et selline vahetu meeleline kogemus, kus ta ikkagi astub sellele looduskeskkonnale täitsa ligi. Ja sellepärast ma arvangi, et näiteks päris sellises mitteametlikus metsakeskkonnas, kus ei ole laudteed ega midagi, on sellist asja lihtsam teha, sellepärast et laudteede peal on tihti ikkagi see, et sul on ka keelavad märgid, et näiteks, et ei tohi raja pealt maha astuda, et siis sa oledki nagu sunnitud distantsilt neid asju kuidagi kogema, et laps ei saa neid katsuda. Aga väljaspool matkaradasid, kus on lihtsalt metsatukk, seal on selliseid asju nagu lihtsam teha. Et tõesti, et see laps saab minna ja täiesti vabalt luua seda sidet. Ja neljas asi, selline, võiks isegi öelda, et see on nagu selline kokkuvõttev osa sellest neljafaasilisest sellisest teekonnast, on see, et peegelda kogemust või luba lastel seda kogemust peegeldada. Et mulle tundub, et see on ka üks selline asi, mida ma ise tunnen, et varasematel aastatel ka ma olen võib-olla algaja sellise kogemuse tõttu ära unustanud, aga mis on tegelikult hästi oluline, et sa annad lapsele võimaluse hiljem, mitte hiljem, või ütleme selle kogemuse järgselt oma sõnadega näiteks seda asja kuidagi kokku võtta. Ja see peegeldumine
peegeldumisel on ka neid võimalusi on erinevaid, et üks võimalus on tõesti see, et sa lased lastel kirjutada. Kas ta kirjutab lihtsalt ennast tühjaks, mis mõtted pähe tulid, või näiteks raskem variant, seda peab ise tunnetama, et annad lastele natukene raskem ülesande, et äkki proovivad kirjutada mingi lühikese luuletuse. Aga lisaks sellele see võib olla ka see, et kui käid näiteks õues ära ja sa tuled tuppa või klassiruumi tagasi, et sa siis palud hoopis neil joonistada seda. Et ka see võib olla üks peegeldumise mõte, et ta joonistab ja siis ta võib-olla teete ka väikse jagamisringi, et ta räägib sellest, et mida ta seal pildi peal kujutas. Et selles mõttes neid võimalusi on erinevaid, kuidas seda peegeldada. Et ma tahtsin seda täpselt välja tuua, et see sama asi, et see raamat, see minu ja sinu tähtsad jutud, et kui sa selle lahti teed, et siis tõesti see ongi väga hea võimalus ja see, mis puudutab, ma enne rääkisin sellest, et hästi oluline on isegi 20-30 minutit päevas, kui ei ole näiteks võimalust kuskile metsa jalutama minna, kas või tõesti siia kuskile parki või Tallinnas mere äärde. Et see lühike aeg ka, mis sa käid, et lisaks sellele, et sa seal koha peal püüad läbi mingite küsimuste seda lapse tähelepanu natukene suunata või aidata tal ka nagu tugevamat seotust saavutada selle keskkonnaga. Et kui sa ühel hetkel tuled sealt tagasi, siis väga hea on tõesti see, et sa lasedki lapsel sinna samasse raamatusse sisse kanda need mõtted, mis tal nagu tagantjärele on tekkinud või mis talle sellest käigust meelde jäid. Ja hiljem tekib ka see, et ta näeb ise, kui ta läheb ajas tagasi, et näiteks ka kuidas aasta ringis on need muutunud ja mingisugused detailid. Et kui vaadata ka võib-olla natukene laiemalt seda peegeldumise poolt, siis sellises erialases kirjanduses ikkagi läbivalt tuuakse välja sellist loodusvaatluste päevikut. Et kui on vähegi näha, et sellel lapsel on natukene suurem huvi, siis tõesti püüda nagu siis aidata teda just sellel eesmärgil, et tal tekikski oma selline väike märkmete päevik, kus ta paneb siis mingisuguseid asju kirja. Et ma isegi mäletan, et mul tekkis see kuidagi instinktiivselt, et minul, kui ma arvan, et põhikooli ajal ma seda veel tegin, keskkoolis kuidagi jäi see unarusse, aga et kui ma käisin ikkagi seal oma kindlas piirkonnas ringi uitamas, siis mul oli oma märkmik, kus ma iga käiguga tegin ka sissekande, et milliseid linnuliike ma kuulsin sel päeval laulmas. Ja siis mingi hetk mul oli täitsa korralik kaustik oli juba täis, et ise oli hästi huvitav nagu võrrelda, et kuidas aastate jooksul esiteks mu teadmised läksid paremaks, ma oskasin rohkem linnuliike tuvastada ja teine asi oli siis see, et kui mingitel aastatel tuli täiesti uus linnuliik sinna piirkonda pesitsema, et see oli minu jaoks nagu hästi põnev. Ja lisaks nende sissekannete juurde ma vahel ka, mul oli märkmik looduses kaasas, siis vahel ma proovisin mõnda lindu joonistada ka, et see oli täpselt selline peegeldumine iseenda jaoks nagu kõige sellises ehtsamas mõttes. Ja ka need 4 sellist faasi, mida ma välja tõin, et tõesti, et number 1, et ärata selline entusiasm, number 2, suunad tähelepanu ja number 3, pakud vahetut kogemust ja number 4 on siis see, et see peegeldumine. Et need on sellised asjad, et ma ütleks, et ta on pigem selline soovituslik nagu struktuur ja päris tihti on nii, et ideaalmaailmas see võib-olla toimiks, aga ma arvan, et praktikas vähemalt ma ise olen ka kogenud seda, et sul on ikkagi elu mängib vingerpussi ka, et sa kunagi ei tea, millises meeleseisundis inimesed on. Ja siis võib täiesti tihti juhtuda ka niimoodi, et sa saad justkui laste energiataseme ülesse ja nad on nõus sinuga tulema kaasa selleni, et näiteks see helikaardi ülesanne, et nad teevad selle sinuga kaasa,
aga et siis sa tahaksid justkui liikuda nendega edasi sinna vahetu kogemuse faasi, aga siis sa kuidagi saad aru, et nad ei tule sinuga sinna kaasa, et nad jäävad sinna mingisugusesse teise faasi nagu kinni. Et siis võib minna ikkagi seda teed, et sa püüad ikkagi mängida nende asjadega, mis toimivad. Et pole mõtet ka nii teha, et kui sa vaatad, et need lapsed mingit asja absoluutselt ei taha vastu võtta või mingisugust infot, et siis pole mõtet seda lihtsalt suruda ka. Et siis pigem tasubki loominguliselt leida mingisuguseid muid rakendusi. Ja mis puudutab seda peegeldumise sellist kokkuvõtvat faasi, siis seal on ka nii, et tõesti, et kui me mõtleme ka mingite rühmade ja klasside tasandil, et seal on võimalik teha nii, et sa annad lastele näiteks ühe ülesande ja teed näiteks niimoodi, et selle ülesande lõpus jagadki lapsed 3 ja lepidki kokku, et siis 3 gruppides lapsed siis arutavad enda jaoks mingisugused kogetud asjad läbi ja järgmise ülesande lõpus sa natukene muudad seda struktuuri ja teed hoopis mingisuguse grupi jagamise, võtad lapsed ringi. Et selles mõttes on hästi oluline ka olla paindlik ja loominguline. Ja kindel on see, et esialgu võid väga kergesti kuidagi mõte kinni ka joosta. Et selles mõttes ma julgustan, et tõesti, et need on pigem sellised soovituslikud tööriistad või sellised juhendid ja nendes ei tohiks või ei tasuks siis ennast nagu kuidagi kinni jääda sinna. Ja kui vaadata võib-olla seda poolt, et proovida seda suuremat infohulka kuidagi pakkida tõesti sellisteks lühemateks või kõige olulisemateks sellisteks märksõnadeks, siis kui me mõtleme jällegi selle sama mentori peale, kes me siis ise ühel või teisel moel oleme, et siis üks kõige olulisem asi selle mentoriks olemise juures ongi see, et sa teed seda hästi regulaarselt lapsega, et sellest on nagu vähe kasu, et kui sa nüüd teed ühel nädalal ühe korra, käid temaga kuskil jalutamas ja siis lähed järgmisel nädalal uuesti, et kuidagi seda ühendust jääb natukene väheks. Ja selle regulaarsuse juures tõesti tasub katsetada ka neid erinevaid viise seda väliskeskkonda kogeda. Et täiesti omaette võimalus on see, et üldsegi pakkuda lapsele võimalust, et sa ei annagi talle mingisuguseid ülesandeid, vaid pigem ongi, et sa lepid kokku, et me läheme ja teeme täna niimoodi, et eesmärk on pigem see, et see laps justkui unustaks selle argipäevase maailma nagu ära. Et sa saaksidki mingi hetke olla selles metsamullis ja tõesti kogeda nagu seda kohalolu kõige paremas mõttes, et ei ole mingisuguseid reegleid või muud sellist ja mingis mõttes lasedki nagu lapsele ennast juhtida, et ma kujutan ette, et lapsevanemana on seda nagu lihtsam teha, et kooliklassiga ilmselt tekivad omad piirangud, et seal läheb see asi võib-olla natukene käest ära. Aga see ongi täpselt see asi, et mida ma enne ka mainisin, et lapsevanemal endal on ikkagi päris suur nagu selline võimalus seda protsessi mõjutada. Ja sellise jällegi tuleb ka sellest aru saada, et võib-olla, et mis su enda last nagu kõige rohkem nagu paelub, et kui sa märkad seda, et su laps on tõesti selline väga kannatlik ja tõesti tal on tekkinud mingi konkreetne huvi ümbritseva suhtes, siis tasukski temaga selliseid asju ka kuidagi rohkem teha või sinna rohkem energiat panustada. Et miks mitte näiteks siin, ma võtan kohe Tallinna siit lähedased kohad, et kui lähed Paljassaarele, võtad binokli kaasa, seal on väga palju erinevaid linnuliike, kes seal elavad.
alustades lihtsamatest kajakatest, lõpetades merikotkastega ja kõige muuga. Et laps, kes tõesti naudib sellist vaatlemist ja sellist süvenemist, siis talle võikski selliseid tegevusi julgelt pakkuda. Ja teine oluline asi ongi seesama asi, mida ma enne mainisin, et see iga päev leida aega selleks peegeldumiseks, et nii-öelda, mis on selle päeva lugu, et katsu siis seda kuidagi kas joonistades, kirjutades, mingil muul viisil kujutades, kuidagi nagu talletada või kuidagi tagantjärgi siis seda elamust nagu elavdada. Ja sinna juurde siis ei tasu unustada just seda küsitlemist, et see küsimine on palju olulisem kui see, et sa söödad lapsele pidevalt neid fakte ette. Et see küsimine siis paneb teda rohkem ise kaasa mõtlema. Nii et kui need asjad nagu kokku võtta, et siis ongi see regulaarsus, peegeldumine ja küsimine, et need on justkui sellised põhitegevused, mis võiks ühte sellist lapse mentorit nagu endaga siis kaasas, mida ta võiks endaga kaasas kanda. Siis võib-olla, et kui rääkida ka sellest poolest, et lapsi on ju erinevas vanuses, et on päris väikesed lapsed seal 0 kuni 5-6 aastat ja siis seal 5-6 aastat kuni 12 aastat ja siis sealt edasi selline teismeiga. Et on üsna selge, et kui me läheme teismelisega neid asju tegema, siis tema puhul ei pruugi üldsegi mingid sellised küsimised ja asjad toimida, sest tema on pigem selline isepäine ja juba teistsuguses arengufaasis kui see laps, kes tõesti, kelle jaoks need lilled ja putukad on nagu täiesti uus ja kosmiline maailm. Et selles mõttes väikeste lastega on ilmselt see kõige lihtsam ja mida varem sellega peale hakata, siis seda lihtsam ilmselt ka edaspidine protsess on. Ja kui vaadata seda, et mis siis selle väikse lapse jaoks kõige olulisem on, siis kõige olulisem on nagu tekitada see esimene julgus või selline empaatia looduse suhtes. Et ta tõesti, ta võtaks neid lilli ja putukaid ja neid eluvorme kui midagi sellist, millega ta ise on tegelikult seotud. Et mitte, et ta oleks kuidagi eraldiseisev. Ja just see, et sa julgustaks teda avastama ja just see meeleline kogemus ka, et ta saaks tõesti nuusutada, katsuda, maitsta, et see on see, mis nende väikeste laste puhul on kõige olulisem. Aga kui sealt liikuda edasi ja võtta tõesti see vanus seal kuskil 5 kuni 12 aastat, siis nende laste puhul võiks juba mõelda selle peale, et kui neil ikkagi eelnevalt juba mingisugused eeldused on olemas või on näha, et ta ikkagi mingi osa sellest looduskogemusest lapse jaoks meeldib, et siis seal tasuks juba vaadata, et tõesti, et kas tal on mingi konkreetsem huvi tekkinud, mida me saaks kuidagi toetada. Et seal on juba see moment, et tõesti, et näiteks kui selgubki, et last huvitavad kas mingid konkreetsed taimed või linnud, et siis võib mõelda selle peale, et lisaks sellele, et sa ise lapsega käid ja koged neid asju, et võib-olla kaasata ka mingisugust spetsialisti. Et tõesti, kui lapsele väga meeldivadki linnud ja kõik see ornitoloogia teema pakub huvi, siis on teda mõistlik nagu suunata ka mingisuguste spetsialistide poole, kes aitakski tal jõuda mingisugustesse uutesse sfääridesse. Et selles mõttes seda looduskogemust tasukski näha nagu sellist pikemat teekonda ka, et mis ühel hetkel ei ammendu, vaid pigem sa jätadki nagu selle ettekujutuse ikkagi, et alati on kuskil mingid äärealad, mida laps ei tea või mida on võimalik veel nagu edasi avastada. Et see mingisugune põnevus võiks nagu alles jääda.
ja just selles vahemikus ka on see selline 5–12 aastat tuuakse välja ka seda, et seal hakkab tekkima ka selline teatav nagu iseseisvus just selles mõttes, et minu arust see on tänasel päeval ka eriti aktuaalne, et me elame hästi sellises kontrollitud ja mugavas maailmas, millega seoses mul tuleb meelde, et Ameerikas on tehtud näiteks selliseid uuringuid, kus on küsitletud lapsevanemaid ja üks konkreetne uuring oli siis, see on küll üsna ammu tagasi tehtud, see oli vist kuskil 2004 oli see uuring, et küsitleti lapsevanemaid ja siis tuli välja, et 70% küsitletud lapsevanematest olid siis üles kasvanud justkui sellises idüllilises lapsepõlves, kuskil maakohas, said mängida piiramatult ja tõesti teha selliseid asju, millest võib-olla linnalapsed ei oskaks mõeldagi. Ja siis sellest 70% lapsevanematest ainult 30% lapsevanemaid siis ütles seda, et nad lubaks oma lastel teha seda sama. Et on tekkinud selline teatav nagu ülehoolitsemine ka. Et ma usun, et linnakeskkonnas on see täiesti nagu arusaadav, et siin ikkagi kõik see liiklus ja kõik muud teemad on sellised, mis tekitavad sellise teatava murepilve nende asjade ümber. Aga et me peaksime ka aru saama sellest, et kui me läheme loodusesse, et siis see on ikkagi teine keskkond ja me ei tohiks nagu seda liigset hoolitsust nagu sinna kaasa võtta. Et jah, et muidugi elementaarne selline ohutus peab säilima, aga me võiks nagu julgustada lapsi ise avastama ja andma talle ka mingisuguseid ülesandeid. Et see on see, mis sellises vanuses juba vaikselt hakkab tekkima, et seal 5–6 aastat ja edasi, et ta tahaks ikkagi iseseisvalt proovida midagi teha ja loodus on nagu selle jaoks ikkagi suurepärane keskkond. Ja sealt omakorda tuleb veel välja ka see pool, et miks looduskeskkond toetab loomingulisust väga hästi, on see, et tänases maailmas siin ümberringi lapsed on harjunud, et iga tegevuse jaoks on olemas mingisugune tööriist või mingisugune rakendus. Aga kui sa lähed loodusesse ja tõesti jätad nagu selles mõttes lapsed nendest hüvedest ilma, et sa pead ise nuputama, kui sa teed üles lõkke, et tahaksid midagi lõkke peal küpsetada, et kuidas ma pole ju mingisuguseid spetsiaalseid vardahoidjaid või midagi muud sellist, et sa pead ise nuputama, et millest ja kuidas sa saaksid selle ehitada. Just sellised mitte eesmärgipärased elemendid selles keskkonnas siis soodustavadki seda, et laps saab mängida oma fantaasiaga ka mingis mõttes. Ja kui vaadata seda asja ka sellise mängulise aspekti läbi, siis tõesti sellises juba küpsemas vanuses, kus lapsed on võimelised hoogsalt ringi jooksma ja omavahel suhtlema ja mingisuguseid mänge mängima, et siis julgustada tõesti ka neid mängima selliseid mänge, millesse nagu lapsevanemana sa ei sekkugi või ka juhendajana, et sa ei pane paika mängureegleid, vaid sa lubad sellist struktureerimata mängu. Ja lapsed peavad ise omavahel nii-öelda sotid selgeks tegema, reeglid paika panema ja looma siis oma sellise kujuteldava mängumaailma. Et see võimaldab nagu neil enda jaoks ka selliste erinevate identiteetidega mängida ja üldse nagu kuidagi tunnetada seda, et mis tunne on võtta initsiatiivi ja ise midagi luua. Ja kui me liigume siit tõesti sellesse teismeikka, siis teisme ea suhtes ongi see, et tuuakse välja järjest rohkem seda, et teismeikka jõudnud laps võikski vajada natukene suuremat väljakutset juba. Et seal on juba tõesti see, et kus sa võib-olla mentorina
tõesti annad võimalikult palju initsiatiivi selle lapse kätte ja annad talle tõesti seda ise hakkama saamise tunnet seal looduses. Ja hästi põnev on ka see, et tuuakse selliseid seoseid selle vahel, et millest me oleme nagu tänases maailmas ilma jäänud, et näiteks loodusrahvastel olid ju olemas sellised pühariitused või sellised, eriti meeste puhul just sellised, et meheks saamise selline riitus või selline rituaal, mis leidiski aset teismeeas või selline üleminekufaas, kus teinekord ikkagi tänases maailmas mõeldamatul võib-olla kujul kohati isegi peaaegu et eluohtlikke asju anti noortele meestele, millega nad pidid rinda pistma. Aga mina ei ütle nüüd seda, et me peaks väga ohtlikesse olukordadesse oma lapsi panema, vaid pigem see, et millegipärast need loodusega kooskõlavad rahvad tabasid kuidagi selle ära, et mitte lapsevanema roll ei ole nagu lõpuni olla üle hoolitsev, vaid et võimalikult varakult sa ikkagi annad lapsele võimalusi ise nagu kogeda ja ise otsustada ja mis võib-olla isegi kõige olulisem on ka ise ebaõnnestuda, et sa teed mingisuguse valiku ja sa näed, et see ei mängi välja, see ei toimi. Et ka natukene selliste tagasilöökidega toime tulla ja siis ma olengi nagu näinud seda, et looduskeskkonnas me saame seda teha suhteliselt väikese hinnaga. Et see, et kui sa ei saa lõket põlema või mingi muu asi ei õnnestu, siis need on sellised asjad, mis on ikkagi koha peal parandatavad. Ja selles mõttes see hind, mis me sellise õppeprotsessi eest peame maksma, on tegelikult üsna minimaalne. Et selles mõttes tõesti võikski nii vaadata, et kui nende 3 vanuseklassi lõikes mõtleme, et võib-olla need päris väikese lapse retked seonduvadki mingisuguste parkide ja selliste rohealadega, et siis sealt edasi tõesti see 5–12 on see, et juba natukene metsikumasse keskkonda aeg-ajalt viia ja siis teismelise inimese tõesti, et need sellised üleöö matkad või mingid sellised asjad võiks olla täiesti nagu omal kohal, et tõesti, et võib-olla, et see on üks asi, millest me teinekord ka vaatame mööda, et kuskilt vanusest tekib lihtsalt see soov, et me mentorina võtame selle õpetaja rolli ja külvame lapse nende faktiliste asjadega üle ja selle läbi siis võtame talt selle oma initsiatiivi nagu ära. Selle asemel, et siis pigem seda initsiatiivi pidevalt nagu toita ja anda siis järjest suuremaid selliseid väljakutseid lastele. See on hästi põnev, jah. Ma ei ole seda asja süvitsi uurinud, aga ma olen tähele pannud, et mul on endal tutvusringkonnas päris mitu sellist juhust, et näiteks mina ei ole tegelikult klassikalises mõttes nagu maal üles kasvanud. Ma olen ikkagi väike linnas ja mul on lihtsalt olnud see võimalus maale minna ja see oli minu jaoks hästi põnev alati, sest see loodus oli kuidagi nii palju suurem seal. Aga mul on tõesti tutvusringkonnas palju inimesi, kes on maal üles kasvanud, aga neil on nagu jäänud näiteks sealt mingisugune, ma ei tea, ebameeldiv kogemus või midagi sellist. Kusjuures paljudel juhtudel on olnud see, et mingid maatööd, et neil tuleb kuidagi meelde mingi heinategu ja mingid muud asjad ja neil pole huvi enam kuidagi looduse poole tagasi pöörduda, sest neil on mingi selline seos jäänud kuskile mälupilti ja nüüd on tegemist täiesti linna inimestega, et nad ei tunne absoluutselt mingit puudust nagu loodusest. See on nagu huvitav. Kusjuures sellega on niimoodi, et mõtlen, mis oleks hea nipp, kuidas seda nagu, ühesõnaga selline üldine vihje oleks see, et ma ise näiteks viimasel ajal olen järjest rohkem hakanud käima sellistes kohtades, et näiteks Kõrvemaal on selliseid kohti, seda peab lihtsalt kaardi pealt vaatama, et kui vähegi kaardist aru saad, võtad Google Mapsi või midagi lahti, et tihti on nii, et sa leiad metsamassiivi,
võtadki näiteks satelliidipildi ja sa näed juba roheliselt või tumedalt ära, et seal on metsamassiiv. Ja kui sa seal natuke lähemale zoomid, siis sa näed, et enamasti metsamassiivide sees on nagu ruudud, et see ongi siis tegelikult RMK või muud seal riiklikud institutsioonid on siis teinud need sellised sirged metsateed. Ja kuigi see sirge metsatee ise on suhteliselt igav, siis ta pakub sulle selle võimaluse, et ikkagi see ruudustik, need sirged sellised teed on selle metsamassiivi sees. Ja esiteks sul on mingisugune selline mõtteline selgroog, mis on sinu orientiiriks. Ja kui sa mööda seda sirget kõnnid ja parasjagu näed kõrvale, et siin on mingi huvitav asi metsas, et siis sa saad lihtsalt kõndida sealt nagu metsa ja iga kell sa saad tulla sealt nagu tagasi selle sirge peale. Et otsida selliseid, et ma tean, Kõrvemaa on selline koht, kus on väga palju sarnaseid sirgeid ruudustikke. Ja ma ise käin Raplamaa ja Järvamaa metsades samamoodi, et ma jätan auto pealt näha täiesti suvalise sirge metsatee peale, tundub täiesti igav koht, aga kui ma sinna metsa sisse lähen, siis seal on nagu päris palju põnevat. Et selliseid kohti näiteks tasub otsida, et siis on orientiir olemas, samas konkreetselt nagu matkarada ei ole, aga lastel on võimalik ka seda vahetut kogemust seal nagu rohkem saavutada. Et ikkagi, kui sa maakeskkonnas kasvad, et see, isegi kui sul ei ole lapsevanemana võib-olla tõesti aega suunamiseks või sellist praktiseerida mingit sellist teadlikku tegevust, siis ikkagi see keskkond tervikuna ikkagi ka, ma usun, et teeb päris suure töö ära. Aitäh minu poolt ka kõigile kuulajatele ja mul on isegi mõttes, et selle järgmise praktilise osa kõrvale võib-olla mõned sellised internetipõhised sellised materjalid või mingid tööriistad ka, et siis ma üritan need ka eraldi välja kirjutada, et siis järgmise korraga saate need ka. Aitäh!